Nii, lähme siis kraami ostma. Nagu ma annan siis kõik. Täna alustame saadet kalastuspoest. Käisin seal üksi, kuna Oinal oli see aeg kuust, kuid valisin ka temale välja, õigemini soovitati, mis asju läheb vaja, et edukalt püüda vimba Pirita jõest. No mida sa kurat krabistad selle kaamera kogu aeg? Nii ei kuule mitte midagi. Kerged. Sinna läheb kuskil 70. Kaasa pakiti meil õiged tamiilid, hämmastavad väikesed konksud, söödakorvid ja muud tilulilud, mille nime ma ei oska nimetada, kuid ilmselgelt annab vajalikud rakenduse tegemiseks. Spetsialist pärast seletab. Hunnik söödakama ka veel korvi ja elus sööda poole lubas Pavel ise kaasa võtta. Siis põhimõtteliselt kõik. Okei. Rohkem asju. Hoiatus, saate tegid vastu oma sõnade eest ning jätavad omale õiguse seisukohti muuta. Kui antud saate vaatamise kaasneb kalasaakide vähenemine, siis palun pöörduda professionaalide poole. Otsime pimedas õiget auku. No kuskilt siit peaks tee ju minema. Pavel, Pavel! Nagu kotis, aga profid juba kakuvad. Selleks, et Pirita jõe ääres õiget kohta leida, no sellist, kust ikka kala ka saab, selleks läksid meie sõbrad Team Maver Estoniast kohale juba eelmisel õhtul. Kalastusluba sai üleeile läbi. Ja mida teeb seaduskuulekas inimene? Tellib uue. Võtta nüüd sajad mul isiku voodi segama. Millal sa ma sündisin? Millal ma sünni panen? Aga nii kogemata pinni pane. 1, 0, 7, 3, 0, 0, 4. Harrastusliku kalapüügiõigust 12 kuuks. Pilet aktiveeritud. Hakkame peeputussööta valmistama. Mitu pakki seda päevas kulub? 3 pakki. Kahe peale normaalne. Üks osa. Ja enne püüdmist ja peibutussööt mõnda aega tõmbama. No oma pool tundi vähemalt. Ainult ühte ei või panna? No, üks on nagu kergem sööt, teine on nagu raskem ja kolmas roosgardons. Võtame trelli. Igasuguste asjadega kalal käinud, aga takutrelli pole mul varem kaasas olnud. Peab ta seisma. No teeme ikka pool tundi. Aga nii vähe vett panedki või? Jah. Sellist asju. Mis see veel? No, mingi riis sai. Luuruvärviga. Natuke peab seisma. Alati nii hästi lõhnad, et söös nagu see batoonike. On ju. Kus need asjad on kõik? Need on mul niisama igaks üks kaasas muudes. Vaja rakendused teha. Kus kurat on kõik tarvikud? Aga ma ootan need. Ninja konksud. Ja järsku just neid vaja.
kuniks me seal ukerdasime, juuri muudkui kakub. Pistet? Sama kala. Ujub ringid seal. See praegu lasse ära. nii, nüüd vaikust. Vaatame, kas prof rakendus teeb. Paksu tamiili. Selle nüüd peame panema tamiilile. Läbi naiste kaupluse ostame sellist asju. Kangapoest. Pärli, jah? Pärli, jah. Klinč tavaline. Sa teed seda ühe korra veel. Aga miks see vahejupp üldse vajalik on? Miks seda otse peatamiilile võib panna? Söödakorvi natuke eemale hoidjaid nagu. See on raske inline rakendus. Muidugi võib nagu lihtsamalt kasutada, aga see on ikka parem. Panime selle. Need on ühe suurused. Ei, see on suurem. Ja see on väikse kriviti ka panna. Selline masin, väga huvitav. Muidugi kätega on kiiremini, kas sellega on mugavam õhtul õlut võtma ja kodus siduda. Ma ise mäletaks. Õlut ei ole, selles on asi. Jah. Юра, ты помнишь, как машинкой пользоваться? Неправильно. Valmis. nii, hägiterni, jah? Võtid järgi. Nüüd jah. Kae kurja. Juure jälle kakub kala. Ottu rakendustele söödad otsa ja loobime sisse, hakkame püüdma. Väike lisavigur veel söödale juurde, et asi ikka päris pikantne oleks. Valmis. Okay. Juhul, kui sa tead mitme meetri pealt täpselt nagu kala, nagu antud juhul profid, kes meid õpetavad, on väga mõistlik mõõta enda rullile sentimeetri pealt välja see liini pikkus. Teist. Ja paneme klipi peale. Klipp. Nimi sõna. Üks jublakas rulli peal, kuhu tavaliselt tohlakad lihtsalt oma tamiili kinnitavad peale kalapüügi lõppu. Tegelikult on sellel asjal natukene mõtet ka. Nimelt, kui oled mõõtnud välja õige liini pikkuse, paned sa selle jublaka taha läbi, klipi tagant läbi ja siis, kui sa heidad, isegi liiga pikalt, liin peatub õigel hetkel ja sööd kukub täpselt õigesse kohta, kus ablas kala ootab enda maiuspala. Ja peab alati kaasas olema. Vesta nagu elab kauem. Ma arvan, et mul läheb 3 talve peale nii palju mõlli. See on kõik. Neid sööda sisse ka. Need on nüüd pinkid. Jaa. Sa kasvatad neid ise või? Ei. See. Hakkame püüdma. Hakkame püüdma. 2 tõuku, 3 mõlli. Mis järjekorras? Mis on valmis? Sa viiska esimesena oma rakendus minema. Ma ei julge seda, aga visata nii rasket asja. Okei. Oi raisk, kus tuleb saade, Vants, ma ütlen sulle raisk. Ettevalmistus on iha. Niisugused ettevalmistus pole enne kalapüügil meil olnud. Mis sa mulle see tegid, kuule? Oota, pinkid pidid minema või mis asja see pidid minema? 2 tõuku, 3 mõlli. Juh, ei, ma ei oska nii väikse konksuga teha midagi. Kurat, see on teadus, ma ütlen sulle.
ei tea, kas meil on ka 3 sekundiga kala otsas või? Ma arvan, et ei ole. 3 tunni pärast istume siin lolli näha või? Sa panid sööda sisse pinkisid ka või? Fiidri süütus läheb nagu saunaaken. Jah, Heidi. Ei läinud. Nii. Liiga vähe. No nii, hakkab vaikselt tulema. Loomulikult minul. Peenike. Jah. Tette vaatud. Esimene fiider kala otsa. No me kogemata võtsime kaasa oma suurhaugi kahva, nii et see lihtsalt vähendab seda kala mõõtu natukene. Tegelikult olid kalad päris okeid. Aga meestele kaamera lisab 15 kilogrammi. Mulle mitte. Hurraa! Henri, mitu kala sa saanud? See vist on ikka mõõdupoiss. Jaa. Nagu siita häda poleme siin. Igaks juhuks juhin veelkord tähelepanu sellele, et tegu on väga suure kahvaga. Sellega on võetud välja vähemalt 2, ei nüüd juba 3 10-kilost haugi. Ja see vimb on tegelikult mõõdus. See on katkine ekstraktor. No, ei ole nii lihtne ka. Sügaval. Ja, liiga. Viskasin just sisse, kerrisin pinget ja juba nii sügaval. Ja nüüd väike humoorikas vahepala. Kala jagus ka kehvematele kalameestele. Noh, mis toimub, sõber? Kalast ilma jäämine põhimõtteliselt. Ega ma teda kahva küll ei võta. Pane maa. Tuju oleks paremaks. Snickers aitas. Budweiser aitas. Budweiser aitas. Kuradi suur on poisil. Kui sa pilli pealt vaatad, mõtled ka niisuguse ahta suuga vend. Vaata, esimese püügi eest. Oot. Kas mul mitte samasugune jopp ei olnud? Jalut? Liiga lahja. Püüdma. Mina võtaks küll. Võtaks nüüd mõne kala ka välja. Tuleb. Läinud. Ma laetan sinna nendest meestest veidike vasakule nagu. Tšeki nüüd piiti. 4, 5, 6, 7, 8, 8,5, 9, 9 veerand, 9,5 ja 9,3 veerand, 9,6 seitsmendikku, 9,9 kümnendikku, 10 ei võtnud. No mis sa teed? Elu on selline. Valut. Valut.
teine kord siis. Vaata, ma pakun sulle järsku, sulle hakkab ka taha. Õlut? Ei tule. Tee entusiastlik nägu pähe. Sul toimu midagi. Läks ära või? Oota, miks sa minu ridvast üle lähed? Nii läheb sassi kõik ju. Henri, mis sa teed? Aga kuule, mis see sinu sitta asi on? Teen, mis tahan. Aga sa tõmbad mu kokku. No see on mina ju. No tubli töö, Oinas. Aitäh. Joh, Heidi. Nii 3%-ga oleks seda hea teha. Ärme veel Oinas võistlustele mine. Aga tegelikult on juba päris hea ju. Ei, väga hea on, sõber. Ongi lahti. Noh, lätike veel. Küll oma see on sinu, jah? Jah. Lihtne. Thanks, raisk. Püüa enda sektoris. Olki-palki, mis sul siin toimub, raisk? Ei tea. Kõrvaldaised kakuvad ja... Uut lipsu ei taha teha või? Paned ka käe külge äkki või? Kuule, tee kiiremini, mul ka näki. Põhimõtteliselt viiskasin sisse, võtsin kaltsu, et saaks kätt püühkida. Pööran silmad rirva otsale ja juba võttis. Hetkel tundub, et sisse viskamise momendil, siis kui minut jookselu võta, siis üldiselt oot. Noh, peremees, kala läks ära või? See oli ilus kala veel. Nüüd on see moment, kus nemad ütleks naeraks kahekesi. Ma niimoodi. Ma helistan sulle tagasi kohe. No küll algad teil ikka veab raisk, ma ütlen. Oot. Alla mõõtu. Hea töö. Üritasin küll saboteerida, aga... Jaa. Vahva ka või? Ma võtan käed. Läks halvasti? Saada sitt asjale karga ise kannule. Mõõdus? Ma ei tea. Pean vaatama. Teeme omale mingi pulga. Teeme. Aga äkki kell lühema. Tunne? No, sealt tuleb veel. Jaa, ei pruugi ole. Viskame kala tollipulgale. Tipp-topp mõõdus teine. Nagu hoitis. Lühidalt. Võib öelda, et poole päevani läks meil jõeäärse seltskonnast kõige paremini. Kakkusime vimbasid, teised vaatasid vindus näoga. Aga ühel hetkel pidi ka üks härrasmees välja kakkuma forelli ning meile kõigile suure laia kaarega hinge sittuma. Tahaks ka saada. Jookse ruttu sinna, jäkka sul otsas. Ma püüan ainult lõhet. Aga see teeb päeva.
kõik tormavad entusiastlikult õngede juurde. Maa. Henri, jubel ilus. Noh, käku. Kumb nüüd kehvem kalamees on? Kas ma võtan liinist või? Pole, aga sealt saab ju kahvaga. Ära aja, mullatab alati. Mida sa käpard ilma minu abita teeks kalavetel? See on meie esimene alakas või? Ei ole. Kus kala tundub olevat? Loodetavasti venda tehtud sõlm vastu peab. Nagu zaparil. Emotsioonid. Emotsioon on samasugune kui eelmine, kus sa samad ära läksid. Kaun rääksid. No ma filmid su ilusat nägu. No proovime veel korra. Aga ma arvan, et ei ole mõõdud. Aga mine sa tead? Soonokur. Sama koha peal ära ei lähe, kus eelmine. Ei hakka selle kahvaga jäntima, siin tulete ka kaldale. Ja, minu kaladega ei ole kahva vaja. Ikka sama, jah. Ühe tõugu panin kõigaks. No, mehisest aardest või? Mehisest aardest välja kapen. Mis kala see oli? Koha. Mõõdus küll. Pool senti ülegi. Tuleb. Otsad. No, filmis. No mul on kaamera jalgade vahel, ma ei saa püstiks tõusta. Anda kaamera pani. No tule võta minu kaamera mul jalgade vahelt ära. Tahad seda võtta. Hull mees. Kala on siin pool. Võid võtta selle klippi ära, et saaks tahavist. Siis läks hästi ju. Too siia. Ja siia pool. Minu suppa tahab minna, kuule. Ju ta siis ikka sinu kala on. Ju ta on. Noh, püüdsid siin rahulikult riidikat ja see ridva ots puru või? Ja nüüd liidikest tuli rehket. Kus ots on? Ja sealt. Noh, siin jah. Rull. 3 vehk. No võt. Kahtlustasin, et midagi ei läinud õigesti. Sellest ma teen sikuti. Ilmastikolud olid muutlikud. Hakka sahmerdama siia minu poole, kui ilus kala jälle. Kala. Ai ma sulle raisk nüüd keeran. Aitäh, Sergei Enne. Aitäh, sõber. Ma filmisin. Ma ei jõudnud. See käis nii kähku kõik. Õnneks minu hing on suurem. Ma nüüd filmin teda võtan välja. Oli viiemlis. Suu päris lõhki kusjuures. Jääd otsa jäi. Tõmbata peaaegu kaldasse ära, siis ma võtad välja. Seda kumma tegi. No ma tean.
piinaga kinni ja. Läbi moka. No ilm on ikka tõesti päris muutlikud ilmaolud või mis? Üsnagi. Tuleks siis kala vähemalt taga. Nihukest püüki tahtsimegi. Vahepeal oli veits teistsugune või? Palav hakkas vahepeal hea, et see kosutav vihmasagar tuleb. No nii, saatevaatajad. Vimbasid olete näinud küll. Kõiki me ei näidanud. Hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama. On sul, Henri, midagi öelda lõpetuseks veel? No seal juba tuleb. Hakkasime siin oma jagu. Proffidega tasuks meid võrrelda või mitte. Vist ei ole mõtet. Jah. Aga algajate õngeennude kohta päris normull tulemus. Minul 9 kala, 7 kala. Mõõduskala. Kusjuures mitte ühtegi mõõduskala ei tulnud. Alamõõdulist. Piip! Mõte number 2. Mitte ühtegi alamõõdulist kala ei tulnud. Hurraa! On midagi öelda. No mis siin ikka? Pidi püügipäeva varakult ära lõpetab ilmaks koledaks, aga ega püüdmisest üksinda saade ei teki. Vaja minna ärkli tuppa arvuti taha. Kohamiseni. Läks seekord nagu läks. Järgmine kord ilmselgelt läheb paremini. Peab minema. Kokarubriik! No, üldiselt võite oma viimast teha, mis tahate. Meil on täiesti pohhui. Saateaeg on otsas.